No me oleme nüüd poodidel, ma sain näpud puhtaks. Ma ei tea, mis asi see oli, aga ma igatahes panin bensiini peale ja siis tuli koos nahaga maha, muidu maha ei tulnud. Mis ma arvan, et kindlasti võiks huvitada, on Quality Street, mis on siis väga kuum teema. See on 22 euri, maksab siis, mis ta on siin, pea 400 grammi Quality Streeti kommid. See võib kindlasti olla midagi. Ja siis liigume edasi sinna. Lebas näita nüüd midagi, mis sa arvad ja millega me võime ärbelda. Ja eestlastele ära teha. Noh, autoga me ei tee, meil on see randlani, seal on kõigil uued autod. Tegelikult nüüd tuli automaks, siis ma arvan, et neil on ka rahakotid tühjad. Siis võib näidata neile jalanõusi ka tossi, mis tossid maksavad, sest jalanõusi läheb meil kaua. No sükest pudi-padi on neil Eestis ka maal. Grillid, lähme vaatame, jah, näed. Charbroil grill. Mis see on siis? 300 euri on selline. Huvitav, kas see on odav või ei ole, mis ta huvitav Eestis maksab. Ei ole raske, siis ta peab kõva kvaliteet olema. Kuhu mul silm peale ei madan omal sellist. See nüüd on 500 euri. Aga selle eelis on see, et see on nüüd, kus sa saad teha gaasiga ja siis on sellel veel see, et sa saad teha selle, mis see eesti keeles on, see kuld. Mis eesti keeles kuld on? Süsi, tal on need süsiplaadid, sa saad süsiga ka teha. See on ülikõva grill. Gaas ja poal. Ja see maksab 500 euri. Suur, jurakas. Sellega võiks küll ärbelda, ütleme niimoodi. Et kui keegi tahab, ma saan 50 maikuuses, kui keegi tahab mulle kingitus, siis ei oleks üldse paha siuksega üllatada meid. Siis olete natukene tagasi ka andnud 500 euri. Ma olen juba iga kuu raiskan vähemalt 1000 euri YouTube'i, et teid lõbustada. Lähen vaatame pastri. Sellepärast, et ma arvan, et praegu on Eestis siuke teema, et Eesti inimesed on kuidas on need jäävad vaeseks, ütleme niimoodi. Siis autod võetakse käest varsti neil ära ja siis on nagu nii jalanõusi vaja. Pastele näete, 2 tükki, palun väga, 13 euri ilusad, aga noh, see pole mingi firma ka, aga noh, kohe ma näitan, kui on jope, mis ma ostsin. Mis ma ostsin, kõik samased. Need bluusid 42 krooni. Kus sa käid siukse bluusiga? Need on juba siin hakkavad tulema. Näed, minu jope, ma just ostsin sellise. Täpselt sellise, mul on selline. Mis ta on siis? 299 on 500 krooni. Praegu 50% alla hindlust. Ma ostsin 3 sotiga või 250. Mis ta teeb siis? 35 euri. 35 euri, palun väga. 50% alla hindlust. Siuksed joped. Ja siuke, kus see on päris ilus. Ja siukest tahaks küll omale. See on 50 euri. Est on peale kirjutatud, vaata. Eesti on teinud seda. Pinson on eestlaste oma. Ja need T-särgid sinna. Püksid. Künged püksid. 25 euri. Originaal ka veel. Kui peale on alati niimoodi, kui on peale kirjutatud originaal, siis ta ongi originaal. Kuigi ta on kindlasti tehtud Vietnamis. Mida siin pole ka kirjas, tavaliselt ikka on. Aga see on ikka originaal USA, võib-olla siis ta on ikka USA-st. Vaatame siis edasi, mis see
10 paari sokke, 6 euri, 6,5 euri. Kuule, lähme vaatame, kus pastlad on. Jalanõusi läheb neil küll vaja. Siin on siuksed lihtsad joped, 10 euri. Ma ei tea, mis firma see on, aga ütlen ausalt, et minul on praegu siuksed püksid jalas, mis siin müüakse 10 euroga, täpselt siit ostetud. Vaata, ma olen vaene klass, vaja kalal käies väga mugavad pressipüksid on need kusjuures, 10 euri. Ütleme vaesele inimesele, kalurid on nii vaesed, kus kogu aeg tehakse igasuguseid seadusi selliseid, aga ma arvan, et seda pudi-padi, see maksab Eestis samamoodi. Ma arvan, 10 euroga sa saad Eestis ka siukse jope, sooja, siukse õhuka ja hästi kerge. Vaatame pastlaid, sellepärast, et pastlaid võib meil küll vaja minna varsti. Näed, originaal Adidas, Nike. Vaata, see on see, mis Eestis on kõigil. Kõik käivad, see on Eestis on nagu sõjaväeline. Mis asi see on? Marmor või? Ande Armor. Näed, Ande Armor, 240 krooni, 35 euri. See on kõigil enamusel on selline märk rinnas. Eestis oleks nagu sõjaväeline diktatuur. Kõigil peab üks ja sama vorm olema. Kõigil on see täht. Absoluutselt, isegi televiisoris uudiseid vaadata, kõigil on see täht. Ma ei tea, mis asi see on. No, kõik ongi 35 euri. Näed, Eesis on alla 50 euri. Siis on mingisugune Adi on 50 euri. Siuke toss on siin. Ma ei tea, mis selle nimi on. Sketšis. 50 euri. Kõik on 50 euri. Ma ei tea, mis nad Eestis maksavad, Moss. Ütle. Ma ei tea, mingi 100 euri minu eest. 100 või? Jah. Ma ei usu, et nad Eestis kallimad on. Ma arvan, et siin on ikka kallimad. Lastel on siin vapsi 99, see on 13 euri, aga lastele, mis aga see Ande Armor, ma arvasin, et see on mingi kallis firma, sest ta pole ju. Toss on 250 krooni, see on 35 euri toss. Vaatame, näitame liha ja siis ma näitan teile kala, mis kala maksab. Siin on kalalett ka. Siin me käime tavaliselt ostmas. Sisse osta tegemas. Palun väga. Kanafilee. Sünd on 20 euri. Kanafilee. 2,6 kilo. 20 euri. Jah, need toiduained, ma arvan, et need on sama hinnaga Eestis ka. Kui siin Taanis ja neid on eelmine kord näinud. Lähme vaatame neid alkoholidasid, see võib küll nagu hüvitada nagu viinapudeli. See lett on kindlasti hüvitab neile. Näete? Gin. Minu arust on see kallis gin. 0,7, 13-14 euri 0,7 pudel. Absoluutvodka. Captain Morgan on ka 13 euri. Smirnoff on 13 euri. Ja siin on 3 liitrine viin on 50 euri.
3-liitrine viin, 50 euri. Ja see oli minu lemmik, seda mina jõin, 8 euri, seda 0,7 8 euri. Beefeater 13 euri, Gordians 13 euri. Aga need on jälle suured pudelid. Just liitrine ei ole. Ei ole 0,7. Bombay on kallis, 22 euri. Aga mina jõin, mina jõin seda Finsbury džinni. See oli siga hea džinn, 11 euri. Siis on Stroh. Stroh, siuke igavene uhke pudel, 13 euri, 40 kraadi. Captain Morgan. See on räigelt suur pudel, mis ta on? 1,5 liitrit, 35 euri. Ja millegi pärast kaldun arvama, et need alkoholipudelid, see kange alkohol on odavam Eestis kui siin. Näed, Red Leber viski 0,7, 13 euri. Siis on 2 tükki. Tullemori viski, näed. Tullemori viski. Eesti on peale kirjutatud, see on vist Eestis tehtud, ju see tuleb sealt Peeter Pika juurest, ma arvan. Mis ta on siis? 18 euri. Tullemor, see on originaal, Iris viski, samamoodi 18 euri. Grant on vapse, mis ta on siis? 15 euri. Ma arvan, et ikkagi, et need on Eestis on need odavamad. Näite veinipakke ka võib-olla. Jah, veinid. Näed, Itaalia. Italiano Celentano vein. Italiano Celentano vein on, see on 13 euri, on 3 liitrit, see on ka 13 euri. Chirac Merlot on kusjuures väga hea vein. Punane 13 on 3 liitrit. Ma arvan, et Eestis on odavam. Sest veinid on päris kallid. Ütleme nii. Veini alkohol, jah. Vaatame veel midagi huvitavat. Juustu, mida Eestis eestlased hullud tahavad. Asti, vaadake, suur pudel Asti. 2 tükki. 20 euri on suur see, igavene jurakas. Vaadake, kui suur see on. Mingi 1,5 liitrit. 1,5 liitrit, jah. 20 euri on see pudel. Ma ikkagi ka arvan, et nad on odavamad Eestis. Ma ei tea üldse, kas sükst asja Eestis meiakse. See on see siidrilaadne. 3 tükki on 13 euri. Okei. No lähme vaatame, siin võivad ka head õllehinnad olla, ütleme. Ma arvan, et kindlasti läheb kalaletti. Pole mitte sittagi. Pole mitte muhti. See on olemas kalaletti, lapsed või lähe. Ei ole nii kalaletti. See on jurat. Kalapoodi tuleb minna, et näha, mis kala on viia. Aga võtame endale need salatid ka ära siis. Jah, ma lähen alkoholi sinna õlleletti ja soodapenni letti ja mahlade letti. Ma näitan neile, seal on kindlasti hea hinnaga. Mis hea hinnaga, ütleme. Saavad võrrelda, sest eelmine kord me olime ainult Remas. Noh, siin on liha. Ribid, 10 euri. Kas ma lähen võtan ära salati või?
ma tulen ka. Lähme käime seal selles letis ära ja siis pole rohkem midagi huvitavat näidata, mida me oleme juba näinud küll. Ma arvan, et see võib huvitada meile, seepärast siin me käime ise ju ostmas neid jooke ja värke. Jooke ja värke. Ma arvan, et see huvitab meil. Noh, Pepsi, näete, Coca-Cola. 4 suurt pudelit, 5 euri. Siis on siin igasugused need Coca-Cola kast, mis ta on siis 14 euri. Coca-Cola Zero kast, 24 tükki. Näed, kast. See samamoodi. Kast. Ei, see ei ole see. Kus selle hinda? Pole, et ma vaatan teist päeva, mis on seal ka. Siin on need Royal Pilsner 20 tükki, 10 euri. Õlle. See on kusjuures väga hea õlu, mul need turistid joovad seda. Turistidele meeldib. 10 euri on kast. Õllekast Royal Classic. Ta on vähe tumedam. Näed, ja siin on täitsa. Siin on Pepsi. See peaks omale võtma. Pepsi on siin. Kast Pepsit on 70 krooni. See on 9 euri. Arve Eestis on sama hind. Ma ei saa aru, kus need õlle on. See õlle hind on siis see. Ja siis ta on see õllekast. Õllekast on samamoodi 14 euri on Carlsbergi õlu. 14 euri on kast. Aga ma arvan, et ma kaldun arvan, et Eestis on sama. Kuule, aga selge nimi oleme küll jahvatanud siin juba. See õlu on näeb väga hea. Seda ma võin teil kohe öelda. See siin, see Thor Pilsner, seda eestlased hullult meeldib. See terve kast, sama, aga see on 10 euri. 10 euri, jah. Gramm üle 10 euro on see kast õlu. See on väga hea õlu. Ja siin on 30-sed kastid on, näed. Siin on 30 tükki. Need on pudeliõlle, Tuborgi omad. Boschi-õlu, see on siis munadepuhade õlu. See on täpselt 22 euri, on 30 pudelit. Ja Carlsberg on vapsee 30 pudelit, on need Tuborgi kast. Tuborg klassis, mis eestlastele meeldib hullult. See on alla 20 euro, 18 euri. Ja need kõik on siin 18 euri. See Carlsbergi kast on samamoodi. Aga selge, ju jääb. Jääge lainele, seepärast ma lähen kohe võrku panema, siis näete võrguvõttu pärast. Ja esmaspäeval jätke meelde, et me lähme autosid vaatama. Siis näete, mis autod maksavad Taanis.